Tere, ilusat reedet, ilusat algavat hingede aega, ilusat algavat novembrit. Meil on oktoobri viimane päev. Liigume aina rohkem sinna pimeduse ja talve suunas. Vaatame üle selle nädalavahetuse sõnumi. Mulle tuli praegu meelde, et mul on kombeks teha ka selline igakuine kuuülevaade. Pole seda veel teinud. Täna ma ei jõua teha, äkki lähipäevil ma teen selle ka ära. Aga vaatame need nädalavahetuse energiat. Meil tuleb selline müstiline nädalavahetus. Seal lääne pool tähistatakse Halloweeni, mis on meile ka jõudnud, ja 2. november on meil hingede aeg. Nii et vaatame, kas see energia kajastub ka kaartidelt ja kas tuleb sellelaadsed sõnumid ka meile läbi, aga sõnumid, mida ma tahan esimesena teile tõmmata, tuleb hoopis Lemuuria kaartidelt ja mul on tunne, et meil tahetakse fookust suunata mingisugusele tšakra tasandile. Kuna siin pakis on tšakrakaardid ka sees, siis ma mõtlesin, et ma võtan selle paki appi. Kas siit tuleb mingi tšakrakaart või ei tule, eks seda ole näha. Aga ma ise näen siin rohelist ja punast värvi, ehk siis tegelikult südametšakra ja juurtšakra. Mingisugune sõnum tuleb, et südame ja juure vahel on vaja tekitada ühendus. Et see armastus, mis on sinu südametšakras olemas, meil kõigil on armastus olemas, lihtsalt paljudel on see kas siis kinni pandud kujul, hästi kaitstud, hästi kinni müüritud kujul, eks ole, magavas olekus või kuskil mitte ankurdunud, eks ole, see mitte ankurdunud energia mulle näidataksegi, et ankurda armastus enda juurtesse, enda kehasse, et justkui nagu see armastuse energia on sinu energia väljas kaaluta olekus, aga seda ei ole sinu kehas ja ankurdunud siia reaalsusesse, et see kuskil nagu on ripakil nii-öelda ja sa ei võta seda täielikult vastu. Seega mõtle ankurdamisele, mõtle sellele hinga. Tunneta seda täieliku armastuse tunnet enda südames, eemalda kõik eelarvamused, hinnangud, kogemused ja too ennast hästi keskmesse siia südame keskele ja kujuta ette, kuidas see armastus voolab sinu juurtšakrasse. Ja sa võid isegi kujutada, kuidas see voolab juurtest edasi sinu alla maatähe tšakrasse, kus see tunne saab täielikult sinusse kehastuda, sinu kehasse ankurduda, sinu rakkudesse ankurduda, et sinu rakud ka tärkaksid sellesse armastuse energiasse. Ja et sa ei peaks seda armastust enam väliselt otsima, vaid et see on sinu enda keharakkudes ja sinu enda DNA-s olemas. Okei, selline sõnum siis tuli seoses tšakratega läbi, aga vaatame, mis sõnum meile siit veel tuleb. Kukkus välja väga huvitav kaart. Ma tõmban ühe veel. Ma tahan oma käega ka tõmmata. Nädalavahetuseks kollektiivne sõnum. Lillaleek. Midagi vajab meil puhastust, korrastust. Meie energiaväljas on midagi, mis vajab ära transformeerimist ja mis vajab puhastust. Aga mul kukkus siit välja kaart, mis kukub välja haruharva ja sellepärast ma pean vaatama ka selle tähendust, mis sümboliseerib loomi. Meie karvased sõbrad. Mulle see seostub, ma olen rääkinud hingegiididest, meie spirituaalsest tiimist, meie inglitest, kaitseinglitest, esivanematest. Aga ma ei ole sõna võtnud sel teemal, et meie spirituaalsed giidid ja meie spirituaalsed juhid
võivad olla ka looma kujul. Ja see ei ole üldse haruldane, et meil on loomadest hingegiidid. Ja kuna meil on selline hingedaeg, kus loor kahe maailma vahel jälle läheb mõneks hetkeks hõredamaks kui tavaliselt, siis ongi võib-olla selline õige aeg läbi meditatsiooni kohtuda oma hingegiidiga, kes on tegelikult looma kujul, mitte inimese kujul või haldja või ingli või kelle iganes kujul. Aga lillaleek on selline energia, tuleenergia, mida kasutatakse puhastamiseks. See on hästi püha, see on hästi puhastav, millega saab iseennast puhastada, millega saab oma energia välja puhastada. See ei ole midagi, mis eksisteerib füüsilisel kujul. Lillaleek on see, mis eksisteerib energeetilisel kujul. Ja sa saad selle kutsuda endasse või enda ruumi, mis iganes, puhastama iseennast ja iseenda energia välja. Sa saad seda kutsuda puhastada ka oma füüsilist ruumi. Ja see toob fookuse sellele, et sa vaataksid üle, ega sul ei ole mingisuguseid negatiivseid, kas siis harjumusi, negatiivseid sõltumusi, negatiivseid suhteid küljes, mis sind negatiivselt mõjutavad või loovad sulle negatiivset arvamust. Tuletab meelde, et loo endale tervislikud energeetilised piirid. Kui sa tunned ennast kuskil kehvasti, kuula seda. Kui su keha kuskil seltskonnas, ruumis reageerib negatiivselt, kuula seda. Sest see on sinu kaitsemehhanism, mis ütleb sulle. Need on sinu spirituaalne tiim, mis räägib sinuga läbi sinu keha, et siin on midagi valesti, eemaldu. Kohe, kui sa tunned, et sinu olekus midagi muutub ja kukub allapoole, siis see on märguanne. Et sul tuleks eemalduda ja tegeleda oma sageduse tõstmisega. Ja võib-olla üle vaadata need metoodikad, millega ja kuidas sa lood endale kaitset, mida teevad su kaitsekristallid, mida teevad su mis iganes, mida sa enesekaitseks, spirituaalseks enesekaitseks kasutad, eks ole, et tasub fookust suunata sinna. Ja kui sina puhastad iseenda energia välja, lood sinna sellise puhtuse ja ruumikuse, siis tegelikult see annab võimalust ja ruumi ja seda pinda nii-öelda kõrgemale sagedusele sinu energiaväljas ära mahtuda, mis loob rohkem joondust sinu spirituaalsele teele ja mis loob rohkem ühendust küllusliku tulevikuga, olevikuga, reaalsusega. Ärme ela tulevikus, elame reaalsuses, hetkereaalsuses. Nii, aga ma tõmban siin veel sõnumikaarte meile. Mis need sõnumikaardid siin meile nädalavahetuseks ütlevad? The spirits. Fokusseeri nüüd ära. Ma tõmbasin selle sama kaardi alles hiljuti ka. Vaimu austamine ja vaimude austamine meil sel nädalavahetusel teemaks on. Ja mul on tunne, et ma pean oma vaimude kaardid välja tõmbama ja vaatama, mis see vaimude tasand meile öelda tahab. Ma pole neid kaarte väga ammu kasutanud. Ma võtsin kapist välja ka ühed teised kaardid, mida ma väga-väga ammu ei ole kasutanud. Et täna on natukene selline teistmoodi päev minu jaoks, et ma kasutan kaarte, mis on ammu seisnud, aga
respecting spirits, vaimude austamine, vaimud, mida meile selle teemaga öelda tahetakse. Kinniseotuse kaart tuli siit alt. Nii, panen selle kõrvale. Sõnum on iseenesest ilus. Vaimud, vaimumaailm või hingede maailm, ma ütleks pigem vaimumaailm, tuleb meil näitama tegelikult seda, et pöördeline aeg on see nädalavahetus. Ta kuidagi kutsub tagasi minevikku, sinna minevikku selles mõttes, et esivanemate poole vaatama. Märkama ja tunnustama nende olemasolu, nii nagu hingede ajal tehakse ikka, eks ole. Aga siin on natukene selline kuidagi vastupidine tänu ka, et nemad saadavad tänu sulle, et sa oled olemas ja et nii-öelda nagu nende järeltulijana. Ja et sa lood elu sellisena, nagu nendel võimalust ei olnud. Nad mingis osas nagu elavad läbi sinu, kogevad ja vaatavad läbi sinu, nad näevad läbi sinu, nagu siin selle kaardi peal on see suur silm, eks ole. Nad kogevad, nad näevad, nad tunnetavad elu läbi sinu. Ja nagu nad elavad sulle kaasa, sellised cheerleaderid, et iga kord, kui sa teed valiku iseenda südame kasuks. Vaatan nüüd seda kaarti, mis mul siit tahtis esimesena tulla, ahelad. Kui sa lased need ahelad lahti ja iga otsuse, iga sammu otsustad enda südamehääle kasuks, saavad nemad ka oma minevikust vabamaks, saavad nemad ka hingedena puhtamaks ja vaimudena puhtamaks. Et see esivanemate liin, mulle näidatakse praegu, kuidas kõik on üks ja kõik mõjutab üksteist, et need valikud, mida meie teeme täna siin, tegelikult mõjutab meie esivanemate liini, nende liini, kes on olnud. Ja need, mida on nemad teinud, see mõjutab meid praeguselt, eks ole. Ja meil on võimalus puhastada oma mineviku liini sellega, et me ei pea hakkama minema minevikku tagasi ja hakkama tegema erinevaid rituaale, vaid hakkama tänasest, nüüdsest, siinses reaalsuses valima teed, otsuseid, erinevaid valikuid selle järgi, mis teenib südame häält, mis teenib vabadust ja ühtsuse tunnet. Et tänu sellele ka nemad saaksid oma ahelatest aina rohkem vabamaks, sest minevik, nagu te teate, ei ole, eriti kui me räägime siin meie kui eestlaste minevikust, eks ole, see talupoja minevik, nõukogude minevik, kogu see allasurutus ja kinni niisugune nagu väga, väga survestatud elamine igal tasandil, kus ei saanud usaldada isegi oma naabrit. Ja kui sul läks kogemata liiga hästi, siis see võis võrduda sellega, et sind saadeti Siberisse, ehk meie alateadvuses on see hirm, et kui ma olen liiga edukas ja tubli, siis see võrdub häving. Ja et sa julgeksid sellest kodeeringust välja astuda, et nemad on olnud kinni ja ei ole julgenud olla edukad ja nähtavad, aga et sina annaksid neile selle võimalikkuse või selle usu tagasi, näidates, et sa julged olla keskmisest säravam, sest see tegelikult ei ole ohtlik. See ausalt ka ei ole ohtlik.
sind ei saadeta enam Siberisse, meie alateadvuses on see esivanemate poolt kaasa tulnud see energeetiline, hingeline DNA, see kood. Aeg on sellest lahti ütelda. Aeg on see saatuse ratas teistpidi keerata. Et see tsükkel algaks uuesti. Ilusamalt. Vana kinni, uus algab. Nii, huvitav. Vaatame, mul on siin ühed kaardid veel, mis on mul tükk aega kapis puhkusel olnud. Täna nad ütlesid, et tegelikult nad juba on mitu päeva märku andnud, et nad tahavad rääkida. Ei ole ma neid kuulda võtnud, aga täna hommikul mõtlesin, hea küll, tulge siis. Ja nädalavahetuse sõnum kollektiivile, kui me jätame nüüd siin hingede teema välja, vaatame, mis teemad siin veel meile üles tulevad. Mis teemad meil siin nädalavahetusel veel üles tulevad, mida me peaksime teadma, mis on need sõnumid? Paki all on ka maailmakaart, mis näitab, et ühe tsükli võime kinni panna ja uue alustada kõikide nende tarkustega, mida me kogunud oleme, mis me minevikust saanud oleme, mis ei ole ainult meie tarkus, vaid mis on meie esivanemate tarkus, mis on meie hingetarkus ja selle najalt luua täiesti uus reaalsus. Ehk siis natukene resoneerub selle sõnumiga, mis ma siin vaimude maailmast tõin. Müntide 4, mis näitab, et sa oled liiga kinni. Liiga kinni oled, liiga endas, avarda ennast, näita ennast. Eraku kõrvale tuleb sauade 8, mis näitab. Tule oma koopast välja. Sa oled oma tarkust, sa oled oma tarkust, oma oskusi, oma teadmisi kogunud piisavalt. Isegi kui sa tunned, et sa ei ole nii-öelda nagu valmis. Valmisolek on otsus. Sa ei pea olema kunagi nii-öelda valmis produkt või valmis projekt, et tulla välja mingisuguste oma ideedega, oma teadmistega, oma oskustega. Sest see, mis sul praegu on võib-olla vajalik kellegile teisele. Ja seda valmisolekut on võimatu mõõta, sellepärast, et meie inimestena, meie areng ei jõua kunagi lõpp-punkti, me areneme alati areneme edasi. Müntide 8 siin tuleb see meisterlikkuse kasvatamise kaart ja selle peale ka kohe saatan, et mis samamoodi kinnitab praegu minu seda sõnumit, et sa ise hoiad ennast kinni, sa ise hoiad ennast tagasi, sa tahaksid kuidagi ennast avada, väljendada, olgu see tööalaselt, olgu see sõnadena kallimale, midagi sinu seest nagu tahab välja tulla. Sa oled praktiseerinud, harjutanud, kogunud, mis iganes. See, mis nüüd tagasi hoiab, on lihtsalt mingisugune ebakindluse hääl su peas, mis absoluutselt ei vasta reaalsusele. Usalda seda iseenda juhioskusi, usalda iseenda seda potentsiaali, mis sinus tegelikult olemas on. Sest need kahtluse hääled, mis sinu peas on, need kõlavad sinu häälena, aga need ei ole sinu hääl. Need kahtluse hääled tulevad kellegilt teiselt, see on see kellegi teise hääl, mida sa oled kogenud ja kuulnud siis, kui sina oled olnud kõige haavatavam. Ja kui sina nendel hetkedel tähendab, kui me oleme kõige haavatavamad, hästi tundlikud ja emotsionaalsed, siis see, mis meie ümber toimub, mida meile nendel hetkedel öeldakse, kuidas meiega nendel hetkedel käitutakse, me võtame nagu käsnad need kõik enda külge. Vahet ei ole, kas see, mida meile öeldakse ja meiega käitutakse, kuidagi peegeldab tegelikult ka reaalsust. Aga just eriti selle negatiivse poole me võtame kohe nagu käsnad iseenda sisse, toome endale mentaali tasandile ja siis hakkame seda uskuma ka ja edaspidi, kui on sarnased situatsioonid, kus me oleme hästi haavatavad, siis see sama hääl kajana
tuleb üles sama kõhklusena, sama kriitikana, sama sellise salvava, halvustava tooniga, aga see ei ole meie algolemuse hääl. See on kellegi teise, kas meie ema, meie isa, meie endise kallima hääl, kes on meie mingisugust tasandit natukene lõhkunud, nii-öelda nagu kõikuma lõõnud meie tasandit. Ja siis me võtame selle oma hääleks ja usume seda. Aga tegelikult see on kellegi teise hääl, kellel on oma kõhklused ja kahtlused ja oma hirmud. Ja sa oled võtnud selle hääle koos tema kõhkluste ja kahtluste ja hirmudega omaks. Ja sa ei peaks seda üldse kuulama. Mingisugune filtreering on vajalik. Nagu ma siin näitasin appikene lilla leek, eks ole, sinu spirituaalsed piirid. Mida sa lased enda energia välja, mida sa ei lase? Filter peab vahel olema, eks ole. Kas need sõnad su peas peegeldavad tegelikkust või mitte, kas need hoiavad sind lihtsalt mentaalses vangis või hoiavadki mentaalses vangis, eks ole. Et miks meil on hirmud, miks meil on kõhklused ja kahtlused on, see ongi kõik mentaalne vang. Hirmud meil peavad olema, muidu me sureme ära. Teatud hirmud. Aga hirm ei saa meist võitu, ei tohiks meist võitu võtta. Nii, kaardipaki alt tuleb ka veel selline esivanemate energia läbi ja tuleb see mineviku energia, et midagi seoses esivanematega, perega, oma esivanemate liiniga siis pigem. Mingisugusest raskest kohast sa ikkagi hoiad kinni ega märka, et tegelikult see olukord on möödas, see olukord on lahendatav, selle olukorra lahendus isegi võib-olla on su nina all, aga sa ei märka, sest sa oled liiga fokusseeritud sellele, mis on valesti. Mis on su perekonnas valesti või mis on su esivanematega valesti ja mille tõttu sinul võib-olla on valesti. Aga nüüd märka seda, et sul on võimalus, see võimalus, mis siit veest välja tuleb, eks ole, pakub. Sul on võimalus teha teisiti, sul on võimalus valida teisiti, sul on võimalus otsustada teisiti, sest ära ole iseenda mõtete vang, ole iseenda mõtete vaatleja. Ma tean, hea öelda. Hea targutada, aga need on sellised elutõed, mida iseendasse siis sisse programmeerida. Selline sõnum meile nädalavahetuseks. Minu meelest päris huvitav. Mul oli ise ka ennast huvitav kuulata, mis sõnumid mul siit kanalist läbi tulevad. Mõnusat, rahulikku hingedeaega, ära unusta süüdata küünalt selleks, et tänada oma esivanemate liini ja näidata neile, et kõik on võimalik. Võimalus on valida iseenda südant ja võimalus on valida iseenda järgi. Näita neile seda, aita neil läbi selle terveneda. Mõnusat, rahulikku nädalavahetust sulle, tšau!